Tere siis kõikidele teile ka minu poolt, olen Auli, mul on väga hea meel teid taas siin kohata ja teile taas siis järjekordne üks kollektiivne video teha ja kuna praegu on täiskuu homme, 5. detsember 2025, siis vaatame, mida see täiskuu sõnumid meile tahavad siis öelda, tahavad tuua. Võtke seda kui meelelahutust, võtke seda lihtsalt kui sellist head kuulamist. Ärge pange mitte midagi siit nendest endaga vägisi toimima, enda jaoks tegema, sest kui see ei lähe, pange video kinni, minge edasi. Kui teile see video meeldib, laikige, kirjutage kommentaare, hakake siin siis tellijateks, see on teile täiesti tasuta, see ei maksa teile mitte midagi, lihtsalt te näete, millal ma järgmise video siia paigutan. Ja otsige üles ka mu Facebooki samanimeline leht, see küll vahepeal üritati kaaperdada, kuid ma sain need asjad seal nagu paika. Ja see on hoopis teistsugune leht, seal ma panen päevakaarte, kirjutan natukene ühest teisest asjast ja tegelen selle lehega siis nii palju, kui mul sellist nagu jõudu on, aega ja tahtmist on. Aega nagu ikkagi napib. Ja kui te soovite siis raamatupidamise teenust, siis võite ka minuga ühendust võtta. Ja ma tuletan teile meelde, et see on kollektiivne ladumine. Kui te soovite eraladumist, isiklikku ladumist, siis minu meil on siin selle all, auli.maagiline@gmail.com ja võite siis alati minuga ühendust võtta ja minu käest siis neid küsimusi küsida. Ja Auli reklaamiminutid on siis sellega lõppenud ja vaatame siis, mida see täiskuukene meile siis nüüd siin detsember 2025 öelda tahab. Ja tegemist on tegelikult ikkagi ka siiski ajatuga. Kui te satute seda videot vaatama võib-olla 2-3 kuud hiljem, siis on teil kindlasti siit midagi võtta ja midagi minu lemmiklause tuleb nüüd kõrva taha panna. Nii, aga vaatame, siis võtame universumist siis ainult õiged ja õiglased sõnumid täiskuu 2025 kohta. Täiskuu jälle alati võite midagi soovida ja täiskuu on alati väga maagiline enda, oma ehete, ka kaartide puhastamiseks ja mida iganes. Nii, ja võtame siis siit välja siis esimesed sõnumid. Siis mida see täiskuu 2025 meile siis nagu ütleb, öelda tahab, mida iganes. Nii, meil tulevad nüüd siin siis sellised sõnumid ja ma ütlen ka veel seda, et inimeste energiad on väga-väga muutuvad. See, mis on teil täna, ei pruugi teil olla enam üldse homme ja üldiselt me olemegi väga muutuvates energiates. Kindlasti tähistab see kellelgi mingit teekonna lõppu ja seda näitab siis mõõkade 10. See on väga, sauade 10. Vahet ei ole, need on mõlemad lõpetamise kaardid, ühesõnaga. Ja mingi teekond, mis ei ole olnud kerge, jääb selja taha. Ja väga palju unetuid öid on olnud siin selles perioodis ja need täiskuu sõnumid ongi nagu teile selleks väga sarnane tegelikult detsembrikuuga, seal oli ka väga palju selliseid. Üldse väga paljudel on praegu lõpetamised, on väga keerulised ajad praegu üldiselt suhetes, võib-olla suhetes oma lastega, oma vanematega, partneritega ja selline raskus nagu mis teil praegu lasub või mis teil on nagu ja see on siis ühesõnaga, see ka lõpeb ära.
Hästi paljud on sellises üksinduse faasis, mida tähistab eremiit. Hästi paljud on enese leidmise, enese otsimise, iseendaga olemise faasis olemises. Osad väga naudivad seda ja mida ütleb ka siis Hierofondi kaart, aga osad on tegelikult sellest perioodist natukene segaduses, sest praegu on hästi paljudel selline periood, kus nagu ma kirjutasin sellest ka enda Facebooki lehel. Seal te peate jälgijateks hakkama, te muidu ma ilmselt, kui need kaperdamised siin ei lõppe, siis ma teen selle grupi kinniseks seal, aga sinna saate tulla ikka sellisel juhul ikkagid. Ja ma kirjutasin ka nagu sellest, et meil on hästi paljudel selline tunne nagu, et ongi nagu hästi palju sellist teravust ja mitte midagi nagu ei liigu ja mitte midagi et kõik nagu seisab paigal ja tegelikult liigub ja tegelikult ei seisa paigal, aga selline tunne ongi praegu nagu hästi valdav ja tegelikult kõige suuremas üksinduses iseendaga. Inimene ei ole üksinda. Inimene võib olla üksinda ka siis, kui tal on ümber inimesed, kui tal on perekond ümber ja praegu hästi paljud vajavad nagu seda üksinduse sellist olekut ja üksinduse faasi ja see on väga vajalik meie enesearenguks, sest meil on väga palju teravusi. Hästi palju teravusi on tegelikult praegu, hästi palju pingeid, tohutult palju suhteid lagunevad, lähevad lahku inimesed, kes on elanud seal mitte ainult 10, võib-olla ka 20 aastat, 30 aastat, rääkimata võib-olla siin 5-aastastest suhetest. Hästi palju sellist lõpetatust. Hästi palju lõpetatust ja seda nagu see täiskuu tahabki nagu öelda siis praegu, et tegelikult ei ole selles mitte midagi halba, väga hea on öelda, väga kerge on öelda, eks ole, et see olek on nagu loomulik, aga see teekond lõpeb ja see saab läbi ja see läheb mööda. Ja lõpevad ära ka need unetud ööd ja võib-olla see üksinduse tundmise periood ja Hierofant on ka ju tegelikult kätkeb endas saladusi ja selliseid, ta on ka nagu tegelikult ikkagi väga sarnane tegelikult eremiidiga, et ka nagu ka ülempreestrinna ja siin nagu ülempreester, eks ole, et need on ka tegelikult natukene sellisesse üksindusse ja endasse nagu väga intuitiivsed ja poisid pöörake ringi, eks ole, kui te mind vaatate, mu poisid. Siis ka sellised hästi intuitiivsed ja ka hästi palju sellist meesenergiat on ka tegelikult nagu selles detsembrikuus ja nagu üldse selles nagu täiskuu ajal ja mida siis see täiskuu meile tahab siis öelda. Ja võtame siit siis natukene edasi, vaatame siis veel. Keegi on valikute ees. Mõõkasi on meil siin ja näete ja nüüd tuli see, mis ma siis enne ütlesin, mõõkade 10, siin on mõõkade 9, väga palju või siin oli sauatöö 10 ja siin on nüüd lõpuks tuli siis ka see teine ja täitsad ja väga palju. Nii, ma panen ära ja siis vaatame, mida see üldine pilt meile siis, mul on telekas seal teises toos nii kõvasti mängib lõpuks hetk. Ma panin teleka, ma ei tea, miks ta kuidagi mingite kanalite peal ta lööb väga kõvasti. Nii, ühesõnaga keegi on valikute ees, võib-olla valikute ees rohkem mitte suhete poolest, vaid töö suhtes ja kellelgi on siin nagu mõte, kas minna hoopis ära välismaale, seda see gloobus siin ja selline, te vaatate nagu kirega sinna tuleviku poole, et selle mingi ühe osa, mingi etappi olete jätnud maha ja see teine on nagu käes ja valikute ees ja need valikud tõotavad teile head.
see on tegelikult valikute suhtes väga hea kaart. 2 võib tähendada ka, eks ole, valikuid suhetes, aga siin ma ei näe selle peale, et tõesti, ja kellelgi siis keegi mõtleb siin, kas minna ära hoopis välismaale kuskile elama mingiks ajaks, välismaal õppima, siis seda tahab täiskuu teile öelda, mitte mina, vaid siis me võtsime täiskuud sõnumid, eks ole, täiskuu teile öelda, et see on tegelikult teil väga hea valik ja ärge kartke nagu seda valikut. Siis hästi palju ülemõtlemist. Hästi palju ülemõtlemist on siin nüüd, mis tuli ka siin eelmises reas, eks ole, välja. Hästi sarnased kaardid on need tegelikult, eks ole, ja need on, kuna nad on mõlemad mõõgad, siis te mõtlete ikka niimoodi, et see lind püüab teile nagu siin märku anda, eks ole, et ei ole vaja võib-olla istuda selles minevikus ja mõelda ja siis lõpptulemusena on ikkagi selline, et ega te nagunii välja ei mõtle mitte midagi, eks ole. Ja sellest on teil need unetud ööd ja siin on ja jälle mingisugune teekonna lõppemine ja mis on nagu selline valus ja mis on nagu valus ja siis seda nagu tahabki öelda, et see nagu ikkagi lõpeb ära. 2 väga jõulist imperaator, ühesõnaga keiser, mitte kunagi ei tähenda siin võib-olla naisega meesenergiat. Imperaator, keiser on alati mees ja alati meesenergia ja tavaliselt ta tähistab meest. Väga eneseteadlik, väga egoistlik, kes meist ei ole egoistlik, eks ole. Nii et ja võib-olla sellist enesekesksust ja mingisugune tuleb nüüd väga jõuliselt selline mees. Võib-olla see on nagu natukene võib-olla ka hoiatuseks, et mitte igaüks muuseas ei suuda olla koos keisriga ja mitte igaüks ei suuda võib-olla vastu võtta tema neid õppetunde. Keiser tuleb tavaliselt õppetundideks. Sellepärast, et ja keiser ei tähista ka mitte kunagi 60, 70 aastast inimest, ta võib tähistada ka 20, 30, 40 aastast inimest, meest. Poisid, pöörake ringi, ma ütlesin eelmine kord, see on täiesti mees. Seal ei anna ümber pöörata, sest keisrinna ja keiser ei ole ühesugused. Neid ei anna ümber pöörata. Nii et võtke poisid, kes te mul siin siis vaatate, eks ole, et väga sellist jõulisust tuleb siin nagu sisse, aga keiser ei ole alati just kõige parem. Eks ole, keisrid on tavaliselt väga suured manipulaatorid, nad on väga iseteadlikud, ainult mina, need inimesed tavaliselt mitte kunagi ei võta vastutust, nii et võib-olla selline hoiatuskaart. Siin on nüüd niimoodi, et tuli mõõkade kuningas, siis kuningad ja kuningannad on meis tegelikult kõikides olemas ja kui naised vaatavad mind, siis võib-olla olete te praegu sellistes mehelikes teravates energiates ja kui te poisid mind vaatate, siis täiskuu tahabki võib-olla seda öelda, et kuna siin on tegelikult väga palju sellist lõpetatust ja lõpetamist ja neid unetuid öid, et siis te oletegi nagu sellises, nagu on Musseede kuninganna, on ka Musseede kuningas muuseas, ka mehed on tegelikult vahest väga külmad. Ei ole naised ainult külmad, eks ole, nii, ma ei ole naiste keskel, ma ütlen veel kord, mulle väga meeldivad mehed ja tõesti meeldivad. Aga siin on nagu kuidagi niimoodi, et mingisugust sellist külma energiat nagu tuleb. Aga jah, siin on nagu valikud ja need valikud on tegelikult, kaardid näitavad, et need on väga head, toredad valikud. Vaatamata lõpetatusele, ärge mõelge üle. Lihtsalt tõesti, et see on nagu loomulik ja kui te mõtlete ühesõnaga sellist asja, siis ma ütlen teile nagu ühe lause, mis on mind tegelikult väga palju aidanud, et kui tulevad jälle mingisugused mineviku asjad ja ma ei tea, mis asjad kõik ühesõnaga niimoodi, siis mina olen öelnud, see on minu isiklik kogemus, see on minu kehamälu, keha mälutab absoluutselt kõike, see on minu kehamälu, see ei ole minu
mälu. Mina olen siin ja praegu. Mina ei mõtle üle, ma ei istu seal minevikus, kuigi võib-olla seal võib olla kõik juba läbi. Aga ikka nagu, ja täpselt, et see oli ka, millest ma siis Facebooki lehel seal kirjutasin, et sellist tulevadki tõesti praegu mingid tohutud kauged, mingid mineviku asjad, mingid asjad tulevad nagu mõtetesse, mida võib-olla ammu enam ei ole mõelnud. Et aga siis nii see peab lihtsalt olema. Ja vaatame siis, mida see täiskuu meile tahab nagu siis veel öelda. Et mis need täiskuu sõnumid meile siis on? Oi, jälle, see on muuseas täpselt üks ja sama kaart. Ikka nii palju magamata öid on kellelgi siin, nii palju magamata öid, nii palju selliseid mõtted, et see tekk on ikka nii lühike, siin on nagu padi siin, et siin on see tekk, et me nagu tõmbame endale peale, need jalad jäävad välja paistma, siin ei ole nagu seda paista ja nii palju, et kuidagi sellest nagu üle saada või see on nagu väga-väga suur sõnum, et kellelgi on ikka väga raske siin ja keegi lõpetab ikka väga mingeid perioode siin aga seda tahetakse nagu öelda, et ka isegi siis, kui praegu on raske, see saab läbi. See saab kõik läbi ja võib-olla siis tõesti nagu, mina oma kassile kunagi ütlesin niimoodi, ta ei tahtnud absoluutselt süles olla. Ja siis, kui ma ta sülle võtsin, siis ta vaatas niimoodi silmanurgast mulle, niimoodi otsa ja siis, et olgu, ma kannatan ära, peab ära kannatama siis ühesõnaga, et hoia mind siis süles, kui sa tahad. Et mul tuli millegipärast see praegu meelde ühesõnaga, et aga see periood saab läbi. Samamoodi saab läbi see üksinduse periood ja see kõik lõpeb. See kõik lihtsalt lõpeb ja see lihtsalt praegu on niimoodi. Nii, vaatame natukene, ma panin nüüd selle kaardi. Vaatame veel edasi täiskuu sõnumid. Siin on jälle, see oli hästi palju pinget, aga natukene midagi paremat. Jälle muuseas, oi kui palju mõõkasi on. Nojah. Nii et täpselt samamoodi käib see nagu selle ülemõtlemise peale. Need on kõik tegelikult ülemõtlemisega, et me oleme nagu kinni seodnud ennast, me oleme need silmad kinni sidunud ja need on kõik tegelikult meie enda, hästi suuresti meie enda tekitatud. Et me mõtleme ikka nii üle ja me mõtleme ikka nii, ühesõnaga, meil on kõik, siin on 2 kaarti, millel on need naise silmad on siin kinni seotud ja isegi neid, võib-olla seda, kellegile tulevad küll ühe noormehe poolt siin nüüd siis ikka armastuse sõnumid ka. Ja keegi, kes on neid armastuse sõnumeid või mingeid sõnumeid oodanud, siis tulevad. See keegi noormees võtab. See on alati nooruslik energia. Poisid tähistavad ka kommunikatsiooni kindlasti ühesõnaga. Ja kuna ta on karikate poiss, siis ta toob tundeid ja ta toob sellist. See võib olla selline mingi väike flirta või kuskilt, aga mingisugused sõnumid nüüd kellegile tulevad. Ja täpselt samamoodi nagu see lõpetatus ühesõnaga, et tegelikult nii paljud kaardid näitasid, et need teekond on jõudnud lõpule, eks ole, mõõkade 10, sauade 10 ja siia tuli nüüd, mis on ka äramineku kaart, tegelikult mõõkade 6 ja et see kõige suurem kriis on nagu juba möödas ja toimub siin tegelikult sellistesse rahulikumatesse vetesse nagu äraminek ja kellegil see on siin nagu väga tugevasti. Me võtnud huvitav üldse nagu siia. Võtame nüüd, kuna on kuu sõnumid, ühesõnaga võtame siia siis ühesõnaga, mida need kuukaardid siis tahavad sellesse täiskuu perioodi nagu öelda. Nii, võtame siit siis 2
kaarti, millegipärast tahtsid mulle 2 kaarti korraga tulla. Aeg on vabaneda negatiivsusest ja kõik võib veel muutuda. Kogu selle eelneva kupaatusele, mis siin oli ühesõnaga. Loomulikult, et kui meil on sellised mõõkade muremõtted ja siis need on ju negatiivsed mõtted tegelikult. Ja noh, täiskuu Skorpioni periood on meil juba läbi saanud, me tegelikult oleme tähtkujult, oleme me juba hamburis, eks ole, ja praegu nagu on hamburi selline päris kõige selline tugevam aeg nagu ja muutlik kuu ja kõik võib veel muutuda. Siin ongi niimoodi, et kui te tunnete, eks ole, et need teed lõppevad, nii nagu siin olid, eks ole, need teed lõppevad, kui te tunnete ennast selles üksinduse perioodis, kui te nii tohutult üldse magada ei saa, eks ole, ja siin on kõik nii asjad üleval, siis see muutub. Ja see lõpeb ära, nii et ilmselt hästi paljudel lihtsalt te peate nagu selle perioodi nagu, sest see lihtsalt kõik, mis meil on, kõik, mis tuleb meile ainult õpetuseks, eks ole. Ja kui me oleme need unetud ööd ja ma ei tea, mida kõik veel ühesõnaga, siis nagu peab ära kannatama, eks ole, nagu ma oma kassile ütlesin, eks ole, niimoodi, et me tuleme sellest välja kõik võitjatena. Me tuleme sellepärast, et seda näitavad siin ka need kaardid ja võtame siit siis ühe veel ja energia kogub hoogu ja see on kasvav kuu. Praegu on meil nagu kahanev, eks ole, peale täiskuud tuleb siis kuu hakkab kahanema aga siis, kui me jõuame uuesti sellesse kasvavasse kuusse, detsember on nagunii sellist saginat täis, siin on jõulud, eks ole, aastavahetuse pidustused tulevad, igasugused jõulupeod, eks ole. Ja võib-olla see ongi, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti ongi nagu võib-olla see tunne, et meis mitte midagi praegu ei liigu, mitte midagi ei liigu, et siis see annabki võib-olla, et lihtsalt me olemegi praegu sellises, me peamegi olema sellises seisundis, et lihtsalt sa oled super, sa oled see, kes sa pead olema ja ärme kõigutame ennast sellest, eks ole, sõnaga ja kõik on meil õpetuseks, ma kordan veel, ja ise me kasvame selles kõige rohkem. Võtame nüüd neid oraakli-kaarte siin ka paar tükki, et mida siis need sõnumid tahavad, täiskuu sõnumid tahavad meile siis nendena öelda. Et võib-olla lihtsalt võtke seda lihtsalt kui sellist, ma ju ei ennusta siin tegelikult mitte midagi, et minu kaardid lihtsalt ütlevad seda võib-olla, mida peaks tegema ja kui me oleme sellistes lootusetustes olukordades, mis meile endale tunduvad lootusetud, et alati on sellest ju väljapääs ja alati see ju tegelikult lõppeb. Eks ole, midagi ei jää igaveseks kestma. Nii, vaatame nüüd need kaardid siin, siis see on siis loobu kontrollist, mis minu meelest tuli mul detsembrikuu energiatest ka. Liiga palju te tahate kontrollida enda elu ümber, teiste elu, iseenda elu kõige rohkem, eks ole, ja lase see nagu vabaks. Et me ei pea kõike suutma kontrollida. Mul tuli vist see päevakaartides seal Facebookis ka kuskil vist jah, mitte detsembri ennustuses või detsembri energiates. Et ei ole võimalik elus kõike kontrollida. No see pole lihtsalt võimalik, sellepärast, et ja see pole ka vajalik. Et liigne kontroll ja täpselt samamoodi sellest liigsest kontrollist tuleb meil ka liigne see ülemõtlemine. Ja kõik, nii, ja vaatame siis teine ja see on siis väga hea sõnum tegelikult, armasta iseenda keha. See ongi nagu niimoodi, et kui me ei armasta, eks ole, iseennast, siis me ei armasta ka sageli, teate, see on niivõrd suur probleem tegelikult hästi paljudele, mitte ainult naistele, vaid ka meestele. Mitte kunagi ei ole näidake mulle tegelikult inimene, kes on oma kehaga perfektselt 100% rahul. Seda tegelikult on väga vähe. Ja
teate, võtke iseennast ja iseenda keha sellistena, nagu nad on. Kui me oleme antud hetkel ülekaalulised, siis millegiks on seda meile vaja. Ja kui me oleme võib-olla natukene liiga kõhnad, eks ole, praegu on ju niimoodi, et kuidas ju tegelikult väga kergekäeliselt kirjutatakse välja seda, ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, otsepik või ühesõnaga see, mis on see kõhnumise, mida on näha, mida tegelikult ka meie nii-öelda avaliku elu naised tarvitavad, eks ole, ja mis on täiesti et kui inimene vaatab ikka peeglisse ja ta on üle 50 pluss, eks ole, ja siis on ta niivõrd kondikseks ennast nagu sellega teinud, et siis et see on minu arvamus lihtsalt, et see nagu ka ikkagi ei sobi. Ja et see on nagu ka väga oluline sõnum siin, et täpselt, et love your body, et armasta tõesti oma keha sellisena, nagu ta on. Ja siis läheb ka see kaal alla. Kui te võtate enda keha, ma olen selle ise kõik kunagi väga ammu läbi teinud ühesõnaga ja ma võtsin siin ka tegelikult 4 kuuga alla 18 kilo ja see on niimoodi, et lihtsalt kaal läks, sest ma hakkasin enda keha võtma sellisena, nagu ta on, eks ole. Ja see on tegelikult ka, ma ütlen, et ma ei tea, miks praegu läks nagu selle kaalu langetamise peale, nagu see jutt, eks ole, siin siis hästi suur faktor tegelikult on sellest, kui me ei suuda oma keha võtta sellisena, nagu ta on, siis me võime pea peal seista, me võime seal nälgida võib-olla 2-3 nädalat, eks ole, ühesõnaga siis ja meil ei lähe mitte midagi, meil tuleb ainult juurde, me joome vett, eks ole, ja see vesi läheb ka nii-öelda rasvaks, eks ole, ühesõnaga. Et võib-olla siin on need sõnumid, eks ole, et kes tahavad võib-olla kaalust alla võtta loomulikul teel, eks ole, mitte nende igasuguste süstidega ja nende kõigega, siis võib-olla see, et hakake oma kehaga armastama, iseennast peab nagunii, nagu eks ole, armastama, iseendale peab meeldima. Et võtke siis nagu see keha armastamine ka kaasa ja kui te soovite minna võib-olla tõesti kuskile gruppi, kus on mingitele kaalulangetuse gruppidesse või kuskile, siis kindlasti minge sellepärast, et sealt te saate ka sellist toetust ja sellist ja ma tahaksin nagu ühte asja veel öelda, et näiteks, et mul oli üks juhus siin oma ühe väga hea tuttavaga, et ta läks, need olid vist kaalujälgijad või enam vist selle grupiga, sellise grupi nime ei kanna. Ja siis ta tuli sealt esimene kord tagasi, siis nad ei olnud online'is, vaid siis nad pidid käima kuskil gruppides ja koha peal nagu ja kaaluma siis ja siis ta tuli tagasi, ta oli vist siis nagu esimest korda seal ära käinud ja siis tuli tagasi ja tuli täiesti šokis ja ütles, et teate, et see minu grupijuht, et see on ise ka silmnähtavalt täiesti ülekaaluline, ükskõik milliseid kehaosasi sa ta nagu siis vaatada. Ja siis, ja mõtlesin, et mis sest on, et võib-olla, et ta siis alustas nagu teiega koos seda, eks ole. Ja siis ta ütles kohe, et ei, et tead, et see ei ole niimoodi, et sellisel juhul peab olema see grupijuht nagu võiks olla inimene, kes on selle teekonna läbi käinud. Ja kes on siis nagu saanud saledaks. Ja siis tema jagab oma kogemusi. Ja siis ta küsis mu käest kohe, eks ole, et ta ei läinud sinna gruppi enam tagasi, et kui see inimene on ise silmnähtavalt ülekaaluline, ükskõik milliseid kehaosasi sa seal vaatad, et miks ta siis enda peale ei ole rakendanud seda programmi, et võib-olla jah, et ta hakkab rakendama, aga oi kullakesed ei, et sellisel juhul peaksid ikkagi need grupijuhid olema sellised inimesed ja kes jagavad neid õpetusi raha eest. Et miks sa siis enda peal seda ei ole kasutanud? Et temal võttis tegelikult täielikult nagu selle, kõik, ta ei läinud enam sinna, sest ütles, et see, sorry, naised, see naine oli paks, kes oli minu selle grupi juhta ja järelikult tema on võib-olla enda peal seda tahtnud teha, aga see ei ole toiminud. Tema mõte oli tookord selline. Ma ei tea, miks see jutt mul praegu siin meelde tuli ja ma isegi ei tea, ühesõnaga, et ma ei suhta nagu selle naisega enam ja ma ausalt öeldes ei tea, kas ta siis lõpuks saavutas siis oma kehaga ka. Aga see on selline jutt tõesti, et miks sa siis enda peal seda ei rakenda ja hakkad teisele õpetama. Et nii.
ma ei tea, selline jutt praegu pidi mul siin tulema. Nii, ja vaatame siis, ma tegelikult ei võtnud siia üldse neid peainglid aga vaatame siis paari kaardiga seda ka veel ja siis paneme siis need täiskuu sõnumid siis selleks korraks siis nagu lõppenuks ja siis laikige, kui teile meeldib, eks ole, ma praegu panen veel mõned kaardid. Laikige, kui teile meeldib, tellige mu kanalit, mis on teile täiesti tasuta. Soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meilile, kirjutage kommentaare, otsige üles ka mu Facebooki lehte ja võtke seda kui meelelahutust. Nii, ja vaatame siis lõpetuseks veel. Jälle tuli see keiser. Stabiilsus ja efektiivsus, olukorra üle kontrolli saavutamine, ambitsioonikad plaanid. No kellelgi on ikka väga selle keisriga siin nüüd mingisugused kokkupuuted ja ma ei tea miks, aga minul on nagu praegu, mina loen siit välja nagu niimoodi, et no natukene hoiatuseks. Ja tuli ka mõõkade äss, suurepärane uus idee, ära lase takistustel enda edasiliikumist pidurdada, lahenda suhtlusprobleemi teisega. Mõõgad tähistavad tegelikult ka väga suuresti kommunikatsioone, täpselt suhtlemist, suhelge, rääkige, kellel on probleemid kodus suhetes oma partneriga, oma lastega, oma vanematega, tööl, inimesed istuge maha ja rääkige, sellepärast, et te võib-olla ei teagi. Seal võib olla nii väike selline asi, mille saab võib-olla momendiga parandada, aga te mõtlete siin üle, eks ole, mõtlete mingid pseudoprobleemid endale kokku ja tegelikult see ongi. Ja tuli siis ühesõnaga nüüd ka aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb teile, mida teha. See on sauade rüütel. Ja kired, tunded, ühesõnaga, ja rüütel toob alati suhteliselt kiire rüütel on see, mitte ta ei ole nii kiire, kui on mõõkade rüütel, aga ikkagi sisetunne, intuitsioon ütleb, mida teha. Ja täiskuu sõnumid tahavadki öelda siin. Suhelge inimesed, rääkige üksteisega, kuulake oma intuitsiooni ja olge natukene ettevaatlikud. Võib-olla inimesega kohta, kes peab ennast keisriks, aga ta võib-olla ei ole seda, aga see tuli väga, need on 2 suure arkaani kaarti ja need tulid väga jõuliselt siin sisse. Soovin teile imelist täiskuud, mis on homme. Soovin teile mõnusaid advendiaegu, mida on veel 3 tükki siin meil ees ja küll see kiire aeg siin detsembris ka ükskord läbi saab. Olen Auli ja soovin teile kõike head. Tšau, tšau!